Tere, head külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Mina olen Heidi. Ja esiteks ma tahan teile näidata, mul on uus ihukaunistus. Mis näeb imeline välja. See näeb tõesti imeline välja. See on Galina Gothzone Facebookis. Minge vaadake tema imelisi kavandeid, kirjutage talle, öelge, et mina saatsin ja tehke endale midagi ilusat ihu peale. See ei ole makstud postitus või makstud reklaam. Ikka maksin omast taskust, aga ta on lihtsalt imeline ja nagu ta ütles, ma olen juba tema tööde väljanäitus, et ta on tõesti kõik siin suuremad pildid on tema tehtud. Ja kohe algatuseks ma saan rääkida, kuidas ma läksin Galina juurde ja muusika mängis, tätoveerimismasin surises, mina olin täiesti zen, ma olin juba kuskil mingi, no mediteerisin, see oli nagu lihtsalt, osad vist arvavad, et siia rinnale on valus teha, aga esiteks mul on ebanormaalselt kõrge valutaluvus ja teiseks, ma ei tea, minu jaoks oli see nagu nii chill. Laps küsis, kas see oli valus, ma isegi ei oska seletada, mis tunne see on, see ei ole valu, et see on nagu... See on siukene... See on tätoveeringu tegemise aisting. Vabastav aisting. See on valu vabastav aisting. Et ta nagu vabastab valu läbi valu, ehk siis see ei ole valus. Okei, võib ka nii öelda. Väga deep, väga meta. Ja siis Galina on järsku nagu mingi kuulab nagu midagi. Ja siis küsib mult, kas sa kuulad või? Ja siis ma hakkasin kuulama, et jah, nagu midagi nagu laulab kuskil. Ja siis ta pani muusika kinni, masin ära. Ja siis allkorruselt telekas mängis täie litriga nagu jumala valjalt ka. Ja siis ma olin nagu mingi, juhtub sul sageli seda. Tal ei olnud mitte kedagi kodus. Et juhtub sul, ja tal on selles mõttes, et ta ei ole mingi nurgatagune tegija, tal ongi kodus on stuudio. Et juhtub sageli sul seda, et telekas nagu läheb käima niimoodi suvaliselt. Mingi, ei, sina tõid kedagi kaasa, sina oma nukkudega. Ja siis ma rääkisin talle, et ma tellisin kaamerad. Ma ei tea, kas on näha, seal on üks ja teine on mul esikus ja see üks saadab kogu aeg mulle teateid. Päevased on igavamad, siis on tavaliselt kassid, kes liiguvad või laps, aga öised on olnud päris huvitavad ja ma jään natuke skeptiliseks esialgu, sellepärast, et ma tean, kui palju mul on kohiliblikaid elab siin ja kui tolmune mu elamine on, aga orbide peale nagu öösel nagu megalt reageerib. Nagu sitaks orbe lendab kogu aeg. Kes võivad olla kohiliblikad, sest et putukad vaata selles öövalguses, nad jäävadki siuksed helendavad jullad, on ju. Aga mu laps, kes on täiesti skeptik kogu aeg, oli nagu mingi, nope, meil kummitab. Et esimest korda, kui ma püüan sulle öelda nagu, et ei, see on nagu mingi mõistlik seletus, ta on mingi, ei, nüüd need on su nukud. Aga ei, minu meelest mu nukud on jumala rahulikud ja chillid, ei ole siin midagi. Ja näiteks üks päev vaatasin, kuidas see Pride flag, mis mul siin taga on, täiesti nagu lehvis niimoodi, aga kuna ma tean, et mul see aken on, mis siis tehakse vahepeal seda akendale, seda hooldust, et see aken on hooldamata. Kiisuke. Ja siis ma tulin ja vaatasin, et tõesti, et tuul oli täpselt sealt suunast, et ta tuli siit vahelt pressis nagu ja lükkas selle lehvima, aga ühesõnaga, ma võin ka olla skeptik vahepeal. Need harvad korrad. Need harvad korrad, ja. Aga ma tahtsin sulle kohe armsast kirjast rääkida, mis me saime, mida sina ei olnudki märganud, et öeldi, et nii tore on Taki naer ja Heidi relax hääle kombo. Ja sa oled tõesti väga relaxed siin saates ja sa ei tee üldse vocal fried, mida sa teed naiste juttude saates, mida ma panin tähele viimanti. Ma ise ei pannud seda tähele, aga see on kaks asja, mida ei saa võrrelda oma vahel. Jah, ma ei palunudki, et sa võrdleksid. Ei, ma tean, et sa ei palunud, aga selles mõttes, et need ongi kaks asja, mida ei saa võrrelda oma vahel. Ehk siis selles osas
ma tunnen, et ma olen tühjaks rääkinud ennast juba igatpidi. Võib-olla see kuidagi nagu, Tõmbab fraisse. ma ei tea, võib-olla. Võib-olla. Aga siin, ma ei tea, mul on siin ajalehed, mida sulle lugeda ja kuulajatele lugeda ja siis on siin mõni copy-paste ja not so copy-paste ja Jaa, ma mõni mõtlesin, translatsioon ja 22, see on 27. saade 3. hooajast, nii et näed, ma ise teen Vocal Fry'd. 2 saadet veel kuulajate õpini. Issand, okei, ma lõpetan ära selle. minu meelest tegelikult see on jumala seksikas, ma ei tea, ma nagu ei näe, et see halb oleks nagu. See pidi olema kuidagi häälepaeltele mitte nii soodne ja kuna ei, me teeme seda ta kindlasti ei ole. häälega tööd päris palju, siis ma kuulasin täna ühte podcasti, ma ei taha olla see, kelle see intro läheb nüüd nii pikaks, et peab edasi kerima, aga ma täna kuulasin Astrology podcasti aegade kõige pikemat osa, mille nad just hiljuti välja andis, mis oli 8 tundi 49 minutit ja see info oli nii väga huvitav astrolooguvilistele, siis see oli Saturni Neptuuni ühendusest, mis juhtub iga 36 aasta tagant ja siis nad vaatasid neid mustreid ajas tagasi minna hästi kaua. Aga mul oli niimoodi, mul oli füüsiliselt valus seda põhisaatejuhti astroloogi Chris Brennanit kuulata, sest et see oli nii kuulda ta hääles, kuidas ta nii, et tal hääl on nii väsinud, et ta ei suuda enam. Ja see oli nagu, et ma nüüd lõpuks täna sain sellega ühele poole, jumal näed, mul oli lihtsalt nii kahjudest. Nii et ärme palun kunagi 8 tunnist saadet tee, aga teeme normaalse pikkusega saated. Kuigi tegelikult päris pull on mõelda seda, et teeks mingisuguse maratoni lihtsalt. Oi ei, ma panin selle mõtte pähe. Sa nüüd istutasid selle mulle siia kukrasse. See võiks siis olla seotud võib-olla mingi kampaaniaga. Ma tean, et inimesed teevad neid 24 tundi live ja siis koguvad raha heategevuseks. Võime seda mõelda. Ja, kiisusi on alati vaja päästa. Kiisusid on vaja päästa, ukrainlasi on vaja aidata. Nii palju on vaja nagu, there is so much to do. Yes. Aga alustame siis sellest väiksest, mis me praegu saame teha ja rääkida teile kõhedaid lugusid. Jätkame surnuaedade teemaga, mis on Patreonide valitud teema. www.patreon.com/kikimoorid on see, kus te saate meid toetada ja vastutasuks saate saated varem kätte, võimaluse sellisel viisil saate teemasid valida ja muud huvitavat kraami. Ja nagu ma ütlesin, siis mul oli eelmisest korrast jäi üle üks pikempoolne, ma kohe organiseerin selle endale siia ette ka. Ei ole küll nüüd nii pikk, kui oli vana heas surnupurustajate lugu. See oli legendaarne. Ma hakkasin kusjuures lugema nüüd seda 6. ja 7. Moosese raamatut, nii et kõik asjad, mis ma huvitavad sealt leian, ma kannan teile ette, ma luban. Aitäh. Et ma leidsin jah, Tigaris on täitsa olemas selle mingi uus trükk, aga vana keel on jäetud sisse, nii et see on väga tore. Nii, aga meie lähme Venemaale sel korral. Naaberriikides olen ma siis käinud. Ja lähme siis seda rada mööda, kuidas ma neid andmeid juurde hakkasin leidma. Ehk siis kõigepealt ma leidsin väljaandest Kaja 25. jaanuar 1922 sellise teate, mis oli siis eelmisel päeval Moskvast Pravdale saadetud telegrammis kirjas olnud. Niisugune õudne lugu. Et arreteeriti Pugatšefis Kamenka külast pärit 2 inimesesööjat naisterahvast, kes olid ära söönud lapse surnukeha. Oi, sa teed jälle seda sama asja, mida eelmine saade, et sa nagu 2 inimsööjast naist, okei, las ma seedin seda, on ju, ja siis sa lajatad sinna lapse surnukeha otsa kohe. Ja siis nad tapsid ära veel 2 öömajale tulnud naisterahvast. Palun väga. Täpselt. Mulle meeldib see stiil, I love it. Ja, aga sinu stiil, mitte nagu nende inimsööjate oma. Ma arvan, et see on kõige parem viis õppida ajalugu ausalt öeldes, sellepärast, et me kohe jõuame laiema kontekstini, kus see asi, no eks te ise saate hinnata, kas muutub õudsemaks või mitte. Siis on veel teateid sellest, et Bolšoi Gustistše tarvitajate ühisusse on toodud 10 naela keedetud inimese liha, millega toitsid end 10 perekonda.
ja lisaks leiti surnuaialt inimese laip, mis oli osalt hauast välja kaevatud ja osalt söögiks tarvitatud. Ja seda, et see inimese söömine oli muutunud hulgaliseks nähtuseks, tõendas ka siis juhtum Slavjanka külast, kus keegi Kolotkina jagas oma 13-aastase surnud tütre surnukeha järele jäänud laste vahel ära. Are we okay? Mul on tunne, et ma pean korra küsima. Ma ei ole kindel. Nii, aga see kannibalism ei ole sugugi mitte 20-ndate sensatsioonilised väljamõeldud asjad, vaid oli tegelikult tõesti eksisteerinud asi ja põhjus oli selles, et Venemaal oli tõsine näljahäda sel ajal. See kestis aastatel 1921 ja 1922. Põhjuseks oli põud, esimese maailmasõja järgse majanduse kokkuvarisemine, kodusõda, ärme unusta, et 17, eks ole, ju Romanovide perekond lükati troonilt ja hukati keldris kõik lapsed ja Nikolai II ja tema naine Aleksandra ka. Ja bolševikud tulid võimule, et hakata rajama unistuste kommunismi, aga nende siis bolševike rekvireerimispoliitika, mis tähendas siis seda, et talupoegadelt konfiskeeriti vägisi nende vili, toiduvarud, muidugi siis see kaasnes vägivald, hirmutamine, eks võeti kõik ära ja jäeti inimesed nälga ja üleüldse nagu kogu see haldussuutmatus, Venemaa on ju. Ja siis see lõppeski ja muidugi põud siis tuli ka veel takkatipuks ja inimesed lihtsalt nälgisid. Ja kuna siis riigiaparaat, mis oli alles suht kujunemisjärgus ja nagu me teame ajaloos, siis ega ta lõpuks kuhugi heasse kohta ei kujunenud, aga ta juba siis ei suutnud tagada elementaarset toidujaotust, ei suudetud reageerida kriisidele, puudusid transpordivahendid, ametnikud ei suutnud midagi korraldada, mistõttu siis isegi kui oli abisaadetisi, jäid need kinni, kadusid kummalisel kombel või ei jõudnud siis kunagi sinna, kus nad enim oleks vaja olnud. Ja lisaks kõigele surma külvasid siis ka veel tüüfuse ja koolera puhangud. Ja ajaloolane Orlando Figes on seda asja teiste hulgas rohkem uurinud. Tema sõnul teatati tuhandetest kannibalismi juhtumitest, aga ilmselt olid need tõelised numbrid veelgi suuremad. Ja näiteks Samaras tehti kindlaks 10 lihakarni, kus müüdi inimliha. Ja seesama Pugatšev, see, millest me alustasime, see koht, Kamenka küla, et Pugatševis oligi lastel pimedas ohtlik välja minna, sest et ringi liikusid kannibalide jõugud, kes just lapsi jahtisid, et see liha siis on nagu värske ja parem. Ja üks lähedal asuva küla elanik ütles, külas on mitu kohvikut ja kõigis neis pakutakse noorte laste liha. Ja see polnud siis mitte ainult selle Pugatševi piirkonna värk, et kogu siis see Volga piirkond ja sealsed tehased, kus siis lihatooteid tehti, et Figes hindas, et seal ikkagi suurem osa lihast, mida töödeldi, oli inimese oma, et need jõugud, kes siis lapsi püüdsid, et tapsid ära ja müüsid siis liha, veise ja hobuse liha pähe maha ja müük läks üsna kergelt, et kokku asjatel ei olnudki midagi osta, ja siis liha, okei, pigistame silma kinni ja hakka nagu eriti küsima, et kus see liha pärit on, et ütlete hobusema, okei, siis on järelikult hobusema. Aga see pole ainult teada nagu seetõttu, et lääne vaatlejad või kuulujutud oleksid ringelnud. Nõukogude eriolukordade rahvakomissariaat koostas 22. aasta jaanuaris salastatud raporti, mis asub siis, mul on väga uhke teatada kõiki neid nimesid, asub Garfi fondis number 393, nimistuses 18, säilikus 84. Wow. Ehk siis ma tulen viidetega ja seal märgitakse, et ainuüksi Saratovi ja Samara kubermangus oli registreeritud üle 1500 kannibalismi juhtumi ja neist mitmed olid siis seotud laste tapmise ja liha turustamisega. Ja mõnes külas, nagu näiteks Tšerkovnõi Puerak, mis asus Uljanovski oblastis, kaevati siis kogukonna haudadest öösel välja äsja majatud surnuid, et nende liha keeta ja süüa. Tegelikult ma saan sellest meeleheitest isegi nagu aru. Mina saan ka, mul on ainult üks küsimus. Nii. Et
mulle tegelikult mehed enamasti meeldivad, aga miks nad lapsi nagu, miks nad ei, selles mõttes, et üks suur mees on 3 last. Ma ei, võib-olla lihtsalt, et lapsed on kergemad ohvrid. Ma ei tea, see Eriti kui nad on nälginud ja nõrgad. No ja ma ei saa. Ajalehes Izvestia, ma ei teagi, kas see on siis lühend, VCIK, avaldati 8. veebruaril 22 lühiteade, mille kohaselt siis Pensas arreteeriti 4 isikut, kes püüdsid rongijaamas müüa lapse liha suitsutatuna, pakendatuna veiselihana. Ja kohalik miilits siis teatas, et tähelepanu äratasid kahtlane lõhn ja roosa värvus. Mul meest ei just suitsuliha tänapäeval, nii et palju õnne. Ja Araabia punase poolkuu esindaja El Madani kirjutas 22. aasta märtsi aruandes järgmist, ka siin on arhiiviviide Garf fond 393 nimistu 36. Ühe küla õpetaja nuttis, kui näitas mulle väikese poisi jalga, mille ema oli keetnud 2 noorema lapse jaoks. Kui ma küsisin, miks ta ei palunud abi, vastas ta, abi ei tule iial õigel ajal. No, pigu õudne. Ja, aga juba siis 21. aasta suvel oli tegelikult kõigi laste suurim sõber Lenin pöördunud avaliku kirjaga jutumärkides siis tsiteerin kõikide ausate Euroopa ja Ameerika inimeste poole. Ja seal ta palus siis kiiresti leiba ja ravimeid. Selle reageeris siis kohe tulevane USA president Herbert Hoover ja tema juhitud American Relief Administration ehk siis ARA, mille kaudu saabus Venemaale miljoneid tonne abi. Alguses lepiti kokku, et abistatakse miljonit last, aga 22. aastat kevadeks oli see arv tõusnud 10 miljonini. Toiduga koos toodi ravimeid, riideid ja seemnevilja, aga viitame tagasi alguseni, kui meil on võimul inimesed, kes ei saa hakkama mitte millegi korraldamisega, kui ei ole vahendeid, et pole diislit, millega panna autot sõitma, kui pole teesidki, mida mööda need autod sõita saaksid, siis ja kõik see kohutav süsteem on ju, kus kõik teised nälgivad ja võtavad ära. Aga jah, et seetõttu siis abist ei piisanud. See talv 21-22 oli ülikarm, paljudel polnud kütet, polnud rõivaid. Suur osa lastest kandis vaid kartulikotist või jahukotist tehtud ürpe. Paljud olid palja jalu ja siis ARA raportites mainitakse, et mitmes piirkonnas see on nüüd, jumal, et mitmes piirkonnas keeldusid vanemad lapsi ööseks tuppa toomast, kartes, et nad magades surevad ja liha läheb raisku. Could you fucking imagine nagu? Mul üks pani siin kõrvad käte peale praegu. Ma tahaks teada, mis mu lapse unedes toimub, kes siin kõrval mul magab. Näljahäda hakkas taanduma 22. aasta lõpus. Siin ei olnud mingit suurt imet ega mingit uut süsteemi, ei hakanud tööle imeliselt ka kommunism, vaid lihtsalt hakkas vihma sadama. Ja suvi tõi siis viljakama saagi, seemne abi lubas siis talupoegadel midagi uuesti maha panna. Bolševikud siis mõtlesid ka, et võib-olla ei tasuks rekvireerida nii hullult ja osa saagist lubati siis ikkagi endale jätta. Seda nimetati siis uueks majanduspoliitikaks ja nagu mõned ütlesid, hetkeline armuand enne järgmist pitsitust. 23. aastaks oli olukord enamikes piirkondades stabiliseerunud, põllud andsid taas vilja, abisaadetised jõudsid kaugematesse küladesse ja riik siis vaikselt hakkas jalgadele tõusma. Aga jah, et olgugi, et nälg kadus, et siis see, mida need inimesed pidid tegema, et elus püsida, on fucking õudne nagu. Et sellest nagu siis eriti ei räägitud, eriti, aga siin lõppu siis ühe kohaliku komitee liige, kes kirjutas raportis Garf fond 383, OP 36, Dielo 92, lehekülg 114, lakooniliselt ja väsinud. Ja nüüd andke andeks mulle mu vene keel, aga ma loen kõigepealt vene keeles ja siis eesti keeles. Мы уже не спрашиваем, почему он это сделал. Мы спрашиваем только, сколько осталось детей.
me ei küsi enam, miks ta seda tegi, me küsime ainult, kui palju lapsi on veel alles. Palun vabandust, et ma naerma hakkasin, aga ma räägin, mul on täna see duo siin. Мы спрашиваем только, сколько осталось детей. See duo number 2 või duo teine liige lihtsalt sinu vene keele peale pani endale niimoodi. Aga sa oskad paremini kui mina, ma ei oska Ma ei üldse. ole lihtsalt kaua rääkinud. Ma oskan ainult ropendada ja rumalusi öelda ja lugeda 10 vist. Vot, selline lugu siis minu poolt algatuseks. Võid meid viia helgematele radadele, kui sul on. Ma mõtlen, et ma viin meid kõigepealt ühe lühema looga korraks üle lombi. Davai. Ja lähme Washingtoni. Selle loo ma leidsin vist Redditist, ma arvan. Ja see lugu viib meid siis Washingtoni osariigis asuvale surnuaiale. Olgu. Ja kirjutaja siis kirjeldas niimoodi oma kogemusi seal. See surnuaed on täiesti tasane. Seal on mõned veesilmad, kujud, istumiskohad, mis tundub minu meelest nagu siuke koht, kuhu võiks lõuna ajal minna nagu pausi Need on tegema. need imelikud USA surnuaiad, kus on ainult lihtsalt mingi niidetud muru ja elurikkust ei ole ja lihtsalt... Ja aga pingid veesilmad, see on nunnu. See on nunnu. No ma räägin, see ei ole õige surnuaia vibe. Still. Krematoorium, mis hiljuti maha põles. No ja muud sarnast. Surnuaed on väga hästi hooldatud. Välja arvatud siis, kui veetorud hakkavad lekkima. Need ujutavad pidevalt hauad üle. Oh no. See on nagu üsna nästi. Hooldusmeeskond teeb mingisuguse odava paranduse alati ja siis paari nädala pärast hakkavad torud jälle kuskil lekkima. Ühesõnaga siukene tore asi seal. Ja tema siis kirjutas, et tema käib kord või 2 nädalas, kõnnib läbi kogu selle surnuaia. Nii. Ja on siis viimase 8 aasta jooksul, mis ta seal elanud on, surnuaia kõrval siis, mitte surnuaias, näinud ja kuulnud igasuguseid veidraid asju. Näiteks üks kord oli ta siis oma sõbraga olnud seal surnuaial ja jalutanud sealt läbi, et siis tema enda poole jõuda koju. Ja kell oli õhtul umbes 9. Kui siis, nüüd tsiteerin, kuulsime ootamatult mitme inimese sosinat korraga. See oli midagi, millest me aru ei saanud. See pani meid mõlemaid peatuma ja me vaatasime üksteisele otsa küsimusega, mis kurat see just oli. Ja see sosinad on alati nagu. Olime vaikselt ja püüdsime siis uuesti kuulata, aga rohkem ei kuulnud mitte midagi. Jätkasime kõndimist ja olime surnuaia lõpust, ehk siis ma eeldan, et sealt väravast. Umbes 7-8 meetri kaugusel, kui kuulsime äkitselt kõva vilistamist. Ma ei teagi, kumb creepim on. Vile on nagu nii inimesega seotud. On natukene jah. See oli vali, kuidagi selline tumedatooniline, mitte rõõmus. Ja ilmus justkui kuskil. See küll inimesega seotud ei olnud praegu. Ma mõtlesin, milline on tumedatooniline vile. No see rõõmus on nagu... Jaa. Ja siis on... Ma ei kujuta ette, kuidas see küll lindistusele jääb, aga okei. See on nii õudne. Ma ei soovi. Me teeme ise endale heliefekte nüüd. Nii. Jooksime siis kiiresti, põlved praktiliselt vastu rinda käimas. Kui kuulsime midagi meist mööda jooksvat. Ei, jää maha. Kõlas see umbes nagu plätud asfaldil. Mis ma
nüüd oleks plätusi vaja ja nüüd oleks vaja teha seda. Ei, nüüd see läks nagu õuduse faktor läks nagu alla. Kuidas see alla läks? Plätud teevad jumala kõva klobinat, kui sa nendega jaa, aga see ei ole esimene asi, mida sa seostad, ma ei tea. No aga kui sa ei näe kedagi samal ajal, kes nagu... Ja aga kes see sureb plätudes? Paljud inimesed? Tõenäoliselt, jah, sul on õigus. Oota, ma hakkan surema, võtke mu plätud ära. Südamehaiget suvel, I guess, nagu selles mõttes. Paljud, tagamäär paljud. Südamehaiget tehes aiateesid. See, mis paneb praegu mõtlema, et kui ongi siuke olukord, et ongi plätud jalas ja siis on sokid ka samal ajal, see tähendab seda, et sa jääd kummitama plätude ja sokkidega. Jaa, aga sa ei saa ka kiiresti joosta tõenäoliselt, kui sul on sokid ka jalas ja plätud. Ja siis see plätud ei tee häält ka vist, kui sul sokid jalas on. Sa arvad, et plätud teevad sul jala vastu häält, nad teevad maapinna vastu häält. Ei, mul nad käivad kogu aeg vastu kanda ja siis teevad kliks, 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 kliks. Aga nad teevad... Heidi, kus me oleme omadega praegu? Plätumaal. Täiesti unhinged. Okei, plätud asfaldil. Okei, tegelikult jah, sul on õigus, muidugi plätud teevad ka vastu paljast nahka. Lähed sa nahka teed. Jah, ja mõtle, kui see nahk on veel higine, sest kui see pättudega... Nagu kummitustel ikka on. Pättudega käid. Okei, las ta jääb. Vaadake parem naasjut ka mul siin taustal. Ja vaadake naasjut ja ühesõnaga, meie loo peategelane jooksis siis oma selle sõbraga sinna enda maja juurde ja siis nad terve tee üritasid hirmust mitte karjuda. Arusaadav. Nii, ja siis oli teine juhtum samas surnuaias, kui ta tegi oma tavapärast jalutuskäiku. Nii, kordab uuesti, et see koht on täiesti tasane ja igat külastajat on juba kaugelt näha. Niisiis. Jalutan oma koeraga ja näen väikelast haudade vahel jooksmas. Ta kaob umbes 5 meetri kaugusel minust ühe elektrikarbi taha. Mitte ühtegi inimest pole mitte kuskil näha. Jooksin kohe koos koeraga sinna, mõeldes, et tegemist on eksinud lapsega. Aga seal ei olnud mitte ühtegi elavat hingelist. Ma ei mõtle, kui suur see elektrikapp võib olla. No neid on ju igasuguseid. Jah, sest et mina toidan või mul on seal muuseumi hoovis on ka peenra sees on siuke elektri tõenäoliselt mingit juhtmete karp seal on, sest et meil on valgustused peenarde sees ja siis mu tuvid käivad seal peal istumas, et mingi väike laps sinna küll taha ära ei mahuks, isegi tuvi ei mahu sinna taha ära hästi. Vaata, mäletan mingi postide külge pannakse mingid lahmakad. Elektrifitseeritud surnuaed samas. Nii. Ma lihtsalt olen selle Eesti teemaga nii harjunud, et kui sa lähed surnuaeda, siis sa pead kaasa võtma taskulambi ja... Küünlad ja... No küünlad niikuinii ka see valgusta seal oma teed küünaldega. No, mina ei ole kunagi taskulambiga käinud surnuaias, mina panen endal ikkagi küünla põlema, kui on pime. Ja tegelikult ma ei ole ka käinud taskulambiga, sest tavaliselt, kui sa käid, on lumimaas ja see nagu... Ja teiste autode peal on juba küünlad ja need nagu annavad natukene valgust ja ühesõnaga siukene fantastiline värk. Kuule, aga siuke väike lupsakas oligi praegu. Super, ma arvan, et ajaliselt me oleme täpselt õiges kohas, et teha väike supsakas teadagi kuhu. Tahad sa ka vahepeal rääkida sellest, mis meil on siin käsil või? Patreonis või? Jaa, meil on Patreonis minu meelest kõige olulisem asi, mida sealt näha saab, on Dagmari koduvideod, kui ta mõne võiks jälle üles panna, sest oli vahva. Ma hakkan sinna panema oma tõesti nagu reaalselt oma koduvideosid sellest kaamerast, kui ma saan mälukaardi ka veel, siis on eriti hea. Imeline. Siis meil on seal vanu lookesi, mida me oleme kunagi ammu siin juba peaaegu 5 aasta jooksul teile juba rääkinud, ehk siis meie enda märkmed. Siis meil on seal tondijahi musta materjali. Siis meil saab tondijahi nädal aega varem kätte. Ja siis kõik saated saab päevakese varem kätte ja saab koos boonuslugudega kätte. Imeline. On ja.
ja siis te saate rääkida seal meiega ja saate kirjutada meile sealt ja filmisoovitusi ja sarjasoovitusi saab ja osa staffi on tasuta ja praegu vist kehtib ka veel see, et nädalaks ajaks saab tasuta liituda ja luurata ja vaadata, mis seal üldse on ja äkki on äge koht või nii. ja mis põhiline on see, et teie toetus aitab meil päriselt seda saadet teha ja me oleme jätkuvalt iseseisvad podcasterid, kes reklaamiga ei tegele. Ma ei tea, kas veel, aga isegi kui see on veel, siis Patreoni toetajad alati saavad ilma reklaamita saateid edaspidi, kui see peaks kunagi muutuma. Aga Tondi ja Hiusas ma tahtsin öelda, et ma olen jõudnud oma närvipõletikuga nii kaugele, et ma arvan, et me võime varsti võtta plaani. Ma arvan, et 1 nädal aega ma veel taastuks ja siis. Nii et aprillis on oodata. Ja see ei ole aprillinali, kuigi me salvestame 1. aprillil. Ma ei teadnud seda too, et me 1. aprillil. See oleks muidu mulle naltsi teinud. Aga igal juhul Patreoni me ka täname nimeliselt iga kord igas saates ja aitäh VIP-külmavaristajad Pilleriin, Mumm ja Volkergeist ja aitäh külmavaristajad Agnes on 2 korda, Anett, Anne, Anni, Annika, Ansu, Bell, Diana from the Moon, Elisabeth, Elin, Elisabeth, Erki, Friida, Krets, Hanna, Heili, Helen, Heleri, Hundiplika, Ilona, Iiris, Jaanika, Joss, Kadi ja Oliver, Kairi ja siis on see ghost emoji, Karena, Kätt Austraalia, Kati, Kelly Y-ga, Kerli, Kersti, Grätu, Gretsu, Musta südamega, Krislin, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin, Kätu. Ja aitäh Liina, Maarja, Malle, Marta, Merit, Merle, Regli, Shirley, Tondiste, Valge Siil, Viirastus, Väike Päike, Ülo ja lilleliste kummitustega Maiken. Ja lähme siis siit. Me ei lähe veel edasi, enne tuletan te meelde, et www.kikimori.ee ka. Nii agressiivs. ja sealt saab saata meile lugusid ja siis kikimorid@gmail.com ootab ka teie lugusid. 2 nädalat on saata veel järgmise saate tarbeks. Me ei saa garanteerida, et see läheb järgmisesse saatesse, aga me kunagi ei tea. Aga on lootust, Lisette teeb oma valikuid. Nõndaks, aga siis ma toon teieni nüüd 2 väikest sutsakat, mis on pärit eelmise, tähendab, see on siis nüüd selle artikli teine pool, mida ma eelmise saate boonusosas juba alustasin. Ja see on 33. aasta uudislehe artikkel pealkirjaga Vaimud Rahumäel, Kaarli kalmistu valitseja hirmu ja õuduse jutte Rahumäe kummitajaist. Ja ma juba mainisin seda eelmine nädal ka, et need natukene kahtuvad lugudega, mida kirjutati Tallinna Postis 31. aastal ja mida ma olen juba külmakates rääkinud. Aga seal oli teine allikas. Siin on selgelt intervjueeritud siis seda kalmistuvahti. Ma ei tea, kas see ei olnud kalmistuvaht, see oli mingi keegi teine, kes seal teatas, et tema neid kõiki lugusid teab. Aga see lihtsalt minu meelest näitab ka väga hästi seda, et need lood ikkagi olid toona nagu linnalegendid, et need olid nii sarnased. Nii et alustuseks loen siis selle uuesti, et ebausklik ma pole, kartlik ka mitte, aga tondid ja kodukäijad on siiski tõsi. Ja nõnda kirjutas siis kunagi Johan Voldemar Jansen, meie kirjapapa või Postimehe papa, jah? Nii. Postipapa. Nõndaks siis läinud aastal ehk siis 32. aastal tappis enda keegi Tallinna noormees, kelle nime ei taha teataval põhjusel siinkohal nimetada. Ta põrm sängitati Rahumäe Kaarli kalmistule. Sel kevadel, vast mõni kuu tagasi, istunud tolle noormehe hauaplatsil 2 naisterahvast. Heidi, sina ja? Ja mina ja mu parem pool. Jah.
seal ilmunud täiesti ootamata ja teadmata kuskilt keegi kena välimusega ja hästi riietatud noormees. Ta vaadelnud tükk aega seal istuvaid naisi ja sõnanud siis käskivalt. Ärge istuge siia, minge kohe ära, mulle tulevad külalised. Naised kuulasidki käsku ja lahkusid. Ise veel imestasid, et mis võõraste vastuvõtmine siin küll sellel noormehel keset kalmistut toimub. Aga nad jäid siis uudishimulikult eemalt vaatama, et mis siis edasi saab. Läks natuke aega mööda ja noormees oli kuskile ootamatult nagu kadunud. Aga hauaplatsile ilmusid 2 leinariides naist. Üks neist oli vanem ja teine noorem ja hakkasid seal palvetama. Piilujad naised siis ootasid, et millal siis tuleb see noormees oma külalisi vastu võtma, aga ei paistnud teda kuskilt. Aga muidugi uudishimu oli suur ja siis läksidki naised palvetajatelt küsima, et kes saladuslik noormees võis olla, kirjeldasid välimust. Ja vanem daam siis küsis imestusega, kas teie tundsite minu poega? Ei tundnud, aga ta oli just praegu siin. Võimata, vastas noorem leine, mu vend on varsti aasta tagasi surnud. Ja nüüd ei teadnud naisekas üldse uskuda omi silmi ja kõrvu. Siuke lugu. Kas sul on sutsakat või ma panen oma teise sutsaka siia kohe otsa? Mul on. Okei, teeme siis sutsak. Võtan siis Paradoksis oli niisugune põnev lugu kirja pandud nagu varjukujude maailm. Aga siit üks lugu natukene nagu mulle tundub, et sobib siia teemasse. Nii et ma esimese poole praegu jätan kõrvale, asun kohe rõõmsalt teise poole kallale ja kirjutaja siis on saatnud oma kirja sinna kirjakasti. Tema enda nime siin ei ole, nii et ma ei tea, kas see oli mees või see oli naine, aga ega vahet ei olegi, ausalt öeldes. Kirjutas ta igal juhul nii. Teine eakas naine, mu hea tuttav, sügavalt usklik inimene räägib nii. Ta sai oma emaga väga hästi läbi. Ema oli temale kõige paremaks sõbrannaks. Kui ema oli juba väga väetiks jäänud, palus tütar. Kui sa ema sinna ära lähed, siis tule pärast ja räägi mulle, kuidas seal on. Ma tahaks ka sükest kokkulepet. Tahaks jah. Mõni aeg pärast ema surma näeb tütar päise päeva ajal, kuidas ema tuleb köögiuksest sisse. Ise nii noor ja ilus, pikk valge kleit seljas. Tütrel hea meel. Ema, küll sa oled hea, juba nii ruttu tuled mulle rääkima, kuidas sul seal läheb. Samal ajal jooksis ema poole, käed laiali ja haaras ainult tühja õhku. Kuju kadus. Teinekord suvel läheb ta ema hauale. Läheneb hauale ja näeb, et ema tõuseb hauast välja. Pikk valge kleit seljas ja hakkab minema tema suhtes vastassuunas kodu poole. Tütar hüüab, ema, ma tahan sinu hauale tulla ja sina lähed nüüd ära. Ema pöörab end ringi ja ütleb, et mind saadeti teile ütlema, et Jeesus tuleb varsti. Ja siis koju kadus. See on top 3 asjadest, mida ma ei taha kuulda oma ema kummituse suust. See on raudne top 3, nagu siin ei ole küsimustki. Nii, aga läheb lugu edasi. Sellele naisele tuleb vahetevahel peale tunne, et tal kästakse palvetada. Ehk siis nagu kuidagi sellest ema... Oota, see ema oli hästi usklik, jah? Jaa. Okay. Ja nüüd siis see tütar ka tunneb, et ta peab palvetama. Ja palvetab. Ja ükskord palvetas ja samal ajal tunnetas suurt ohtu. Näiteks oma pojaga. Palvetas veel. Mõnikord ta ei saa aru, milles täpselt oht seisneb. Teinekord näeb väga selgelt, nagu televiisoris, millises ohus siis tema poeg või mõni teine inimene seal silmapilgul viibib. Ja, see on üks neist asjadest, kus ikka mõtisklen selle üle, kuidas kirik on väga range selles osas, et igasugune nõidumine ja selgelt nägemine on saatanast, aga siis täpselt samad asjad, aga kirjeldatakse kui prohvetlused, siis ei ole nagu saatanast. See ikka paneb mõtlema. Paneb veidi mõtlema.
Nii, aga näiteks selle naise poeg sõitis suure autoga Tallinna suunas. Kõik oli korras. Äkki leidis ta, et pidurid ei tööta. Ees sõitis väike sõiduauto. Oli näha, et selles on noor perekond koos lastega. Suur masin lähenes neile. Vastutulijaid oli palju. Kuid just enne otsa sõidu, nagu seda pauku on ju, ühtegi vastutulijat enam ei tulnud ja juhil siis õnnetus mööda sõites lihtsalt ära hoida. Ja hiljem, kui ta oma emaga koos oli, tuli välja, et emal oli just siis tugev ohutunne. Täpselt samal kellaajal, kui kõik see toimus. Palved aitavad? Muidugi aitavad, siin ei ole üldse küsimustki, lihtsalt igaühel on oma. Palved. Just. Ja neid juhuseid oli siin veel. Näiteks poeg jälle autoroolis sõitis raske kaubakoormaga pimedas Kiilas jää peal. Ja mäest üles minekul hakkas auto tagurpidi ja siis külgepidi libisema. Tundus, et pääsu pole. Seal samas rattad peatusid. Ta üritas sõita ja siis see õnnestus. Ja õnnestus sellest hoolimata, et tee läks ikka ülesmäge ja see jää oli ikka samasugune. Seal. Ja ilmselt ei olnud tal naastreffe all. No tundub nii. Ja kui ta koju jõudis, küsis ema, mis sul öösel siis sellel kellaajal juhtus? Ühesõnaga, täiesti haige asi. Mul kellaajaliselt ei ole nagu mitte kunagi olnud endal mingeid siukseid asju. Tunnetad kellaajaliselt ära, et midagi kuskil? Päris kellaajaliselt ei ole hea, sest mõttes vaata, ma olen ju rääkinud ka siin enne, et mul on olnud seda, et nagu ma tunnen, et midagi on ja. Aga seda, et nüüd ma nüüd panen kellaaja kirja. Seda ei ole olnud, seda ei ole mitte kunagi olnud. Ja hauast välja kerkivad vanaemad, kes jumalasse räägiks ka, mul ei ole olnud. Kõiki kogemusi ei peagi enda nahal läbi tegema? Ei pea tõepoolest, jah. Siin on muid juhuseid küll ja küll ja. Ja sul on need lennukid toas seal kaamera ees. Ja. Või koiliplikad. Aga mul on siis nüüd üks issand, kassipää on täiesti hullu. Üks selline lugu siin lõpetuseks põhisaatesse, mille pealkiri on Saladuslik teekäija. Ja see on siis samuti, kui tuleb tuttav ette, siis see oli väga sarnane kirjeldus selles postiloos ka. Mõni aasta tagasi käinud kalmistuvalitseja sugulased neljakesi linnas tööl. Hommikul nad läinud ja õhtul tulnud jalgsi Rahumäele tagasi. Ühel külmal ja heledal kuuvalgel talveõhtul seadnud mehed töö lõppedes nagu tavaliseltki sammud Rahumäe poole. Lobisedes edenenud teekond kergesti ja varsti jõudsid nad tondilt mööda Männimetsa vahele. Seal märganud nad, et ees sammub keegi töölise välimusega tundmata mees. Arutasid mehed. Siin veelgi üks, kes linnas tööl käib. Teeme tutvust, siis läheb reis paremini ja saab ka värsket juttu ajada. Meil omal ju huvitavad asjad kõik ära kõneldud. See on nii linnalegendi lugu, vaata, et kalmistuvalitseja sugulased, et ma tean kedagi, kes teab kedagi. Kõik mehed olid sellega päri ja hakkasid siis kiiresti etteruttajale järele sammuma. Peagi püüdsid nad ta kinni, kuid kui nad tahtsid juttu alustada, siis oli võõras äkki kadunud kui tinatuhka. Mehed olid sedavõrd jahmatanud, et ei saanud tükk aega sõnakestki suust. Lõpuks hakkasid siiski nad mehe saladuslikku kadumist uurima. Kuu paistis heledest ja värskel lumel leidsid vaid 4 inimese jalajäljed. Ometi nägid kõik neljakesi eelkäinud võõrast ja kuulnud isegi lumekrigisemiste jalgadel. Ja see detail läks samuti täppi eelmise artikliga siis, et muide seal kohal, kus see nägemus juhtus, oli Vene ajal poliitiliste karistusaluste mahalaskmise paik. Seal olla maha kõmmutatud keegi Pelt, Pilli Jurka nimeline isik ja rida teisi. Ja kusjuures mul on üks lugu Soolas, mis on samast kandist. Ma sõidan väga sageliselt rongiga mööda ja seal on
ongi siis selle Tondi, mis peatus pärast Tondit on Nõmme poole, enne Rahumäge on Järve ja Rahumäe peatuse vahel on üks hästi suur rändrahn. Ma ei tea, oled sa sõitnud rongiga tükk aega? Ei ole, sealt ma ei ole üldse rongiga sõitnud minu meelest. Okei, no ühesõnaga, kes on sõitnud, siis nad teavad, et see on minu meelest ongi seesama teekond, mida nad võisid seal käia. Aga selle rändrahnuga seoses on mul üks ülikriipar teema tulemas, nii et olge valmis. Kas on siia lõppu veel põhisaatusesse midagi või lähme boonusesse? Ma võin ühe toreda loo rääkida sellest, kuidas Narvas pandi 10. märtsil aastal 1936 toime ennekuulmata murdvargus. Ohoo, davai, let's go. Ja leidis siis see aset Narva lähedal ühe saksa koguduse kalmistul, kus tungiti akna kaudu sisse kabelisse ja murti lahti mitu surnu kirstu. See on tõesti ennekuulmata. On ju. Ja kabel, kus murdvargus toimus, asus siis kalmistu jääpoolses osas ja sinna on maetud endine Narva saksa soost kodanik Reimann ühes oma perekonna liikmetega. Ja kabeli keldris asus siis hunnik kirstukesi, millest viimane oli sinna paigutatud siis 20 aastat enne seda vargust, ehk siis umbes täpselt aastal 1916. Ja tõenäoliselt vargad siis olid arvamisel, et surnute juures leidub väärt asju. Tõenäoliselt ja kabelisse pääsemiseks olid nad alguses proovinud ust lahti kangutada, aga see neil ei õnnestunud ja sisse pääsesid nad siis hoopis üks pisikese akna kaudu, mille eest nad need raudtrellid ära murdsid. Issand, need kabelite aknad on ju nii väiksed. Ma ei tea, mis klaustrofoobia mõeldes juba, et sa pead ennast läbi suruma. Oh my dear lord. No võt. Ja seda sama teed kasutasid need vargad siis ka lahkumiseks ja 4 sarkofaagi, mis olid siis tugevasti kinni kruvitud ja naelutatud, olid siis nende poolt lahti kangutatud ja nende sisemuses oli kõik täiesti segamini paisatud. Ja varastes saagiks langesid siis mõned laulatussõrmused ja teised ehted, mis siis olid surnute juurde pandud. Ja nemad siis kahtlustasid, et tõenäoliselt oli seal ikkagi rohkem kui üks varas mängus, sest et vaata need aknakesed lisaks sellele, et nad on nii pisikesed, siis nad on nagu üsna kõrgel reeglina. Et üksinda sealt sisse pääseda oleks olnud ikkagi nagu täitsa kohe võimatu. Või siis redeliga. Võimatu. Ühesõnaga, palun ärge minge kabelisse vargile. Thanks. Ärge üldse palun minge vargile, kui saab. Ja kui te midagi tahate, kui hing ihkab midagi, minge www.kikimoorid.ee, seal on ilusaid asju. Kui dopamiini on vaja. Ei pea vargile minema. Võite aga lihtsalt korvi panna, nagu mina teen vahepeal, et ma panen lihtsalt asju korvi ja siis saan juba selle ostu asja rahuldatud, ei peagi ära tellima. Ma olen vastu päid ja jalgu saanud siin niimoodi sellepärast, et ma topin oma korvid täis ja siis lihtsalt ei mahu siin kellelegi pähe see, et miks ma topin neid täis, kui ma neid ära ei osta kohe. Aga kas oleks siis parem, kui sa kõik raha ära reiskaksid? Minu meelest on see väga säästlik shopping. Minu meelest see on ka jumal okei. Jah. Nii et siit olid siis tasuta elustiili nõuanded ka Kikimooride poolt ja meie siis lähme siit teatud seltskonnaga edasi teisele poole. Näen, ütle, mul on juba kaardi asemel on käes pliiats. Väga relevantne. Ja ülejäänutega kohtume siis tundi aega vähem kui nädala pärast, aga kui te tahate kuulata, mis lood on boonusosast tulemas või väikest vihjet saada, siis jääge lainele, aga seniks püsige kõhedad.